kõige suurem veidrus on see, et me toodame põlevkiviõli, mida me ise ei tarbi. No mina väidan. Milleks toota seda, mida me ise ei tarbi? No võtta, kes omanik on? Riik on ju omanik ju. Ja nüüd sükene pool jälle, mis ma ütlesin, et kõik on poliitikaga ka veel seotud, eks ole. Plaan ühendada elektrirud lahti sellest BRELL-süsteemist, no see on see Venemaa süsteem, eks ole. Seame sõltuvuse teisest ebakindlast, see on see Kesk-Euroopa süsteemist, eks ole. Et ühe lõikame läbi ja ühendame ennast teise ebakindla süsteemi, kuna seal nagunii elektrit ei jätku. Eesti on väga suur pelletite eksportija. Ja tänu sellele on ka kodumaine pelletite turg, kus väikemajad ja väiketootjad kasutavad seda puidupelletit, on see hind sisemalt 2 korda kõrgem, kui ta tegelikult meil siseturul võiks olla. Küsimus selles, kas keelame pelletite ekspordi ja suuname selle oma siseturul, eks ole. Kui meil nüüd seda biomassi hakkaksime rohkem kasutama, siis võib-olla seda ei ole vaja keelata, või tal tekib suurem laiem turg Eestis. Et mitte rohepööre, ma ütleks, vaid pigem siis efektiivsuse pööre võiks selle Eesti nagu loosung olla. Tegelikult on väga tõsised tööd ja kõik on tehtud. Aga midagi on juhtunud siin viimase 2-3 aastaga. Need tööd on kõik kuhugi laua sahtlisse pandud. Ja on mindud oma mingisuguseid agendasid tegema. Ala see põlevkiviõli raiutakse kogu aeg. Tuulikute osas 10 aastat midagi tehtud ei ole. Siis on raiutud seda biogaasi tootmist, siin vahepeal soomlased tõid selle idee, siis see ei ole iseenesest halb, aga see lahendab väga väikse nissi ära, kus on see sõnnik ja kääritada biomass. Selgelt maapiirkondades, kus see loomapidamine on see väga õige. Ja teiseks tuleb see jutt ära lõpetada, et me põlevkivi üldse ei kasuta. Me põlevkivi võib-olla tõesti ei põleta, nagu siin oligi, et see gaasistamine annab efekti. Vaid me läheme mingitele keemilistele protsessidele hoopis üle. Nii, kõik on seisma pandud. Ja teine teema on nüüd see, mida tipimehed on nüüd siin mitu aastat uurinud ikkagi, on see, et seda CO2 salvestamise ja eemaldamise tehnoloogia, eks ole. See on vaja välja arendada. Meil on kõik võimalused selleks olema.